Tervitus teitele. 44 näidas mädel ühe päeva kraadiklaas pegesege. Mis sa nüüd ütled? Sasust ilma pole ei tea mõtmel aastal olnudki. Ja tead sa, kui ma nüüd viimati sinel Omasaare peevali eelmist pühapäeva isi, kus kõik suured asjamehed Leedu ja Laja ja Laari Mart ja Riisalu ja Laaneti Kalle Igi Pull otsa ees inimestel lihakärsatest, siis pärast ma ajasid riikis juttu senne Sadammehega, kes oli mõni päev ennem jälle Vegalsassiga rääkinud. Ja Sassil ju omad ülestähendust ilma kohta ja ta oli ütlenud sedasi, et 20 aastat on jaanipäev olnud sõhune, kus vihma on sadanud, aga senne aasta oli jaanipäev igas pool kuiv ning nüüd pidiga hakkama 20-aastane kuiva jaanipäeva sökkel. Ja Vegalasassi aidab uskuda küll, ta ju igavast tark mees ning tunneb senne ilma seedusi ka, mis soo ja moo eest varjuloo. Aga mis siis nüüd sinna Omasaarega lahti ju? Jutud käivad, et tohi enam ilmuda või siis peab senne kes tuba küsima, senne kes seda meite maad Saaremaal välja annab ja Hiiulehte Hiiumaal. Ja ega ma täpselt nendest patendiasjadest ei tea. Kas siis hoogid sedasi, et kui jälle mool on raha, siis ma pane ühe või teise nimiduse sedamoodi kinni, et kesked seda enam kasuta ei tohigid. Ja kas siis on sedavisi ka, et maa ole pret küla Karla külla, kui mõni tolgus läheb ja senne, kuidas ma nüüd seda peenimas keeles ütle, patenteerib, et siis ma olegi oma nimest ilma. Hoidku jumal nüüd senne eest, et mu vanamal seda pret ei kuule. Mine tea, mis mõtted tal jälle pähe võivad tulla. Aga see vanamees pani siin medel ka omal ajal käpa peal kõikidele sasustel nimedele, kus Hiiumaa vehegad sees oli. Et nõnda, et maa ei ole praegu üldse kinnel, kas mede maavalitsus peab ta käest ennem luba küsim, kui kuskis pool paberides ametlikult Hiiumaad nimidab või peab mede maavanem senne eest ega korra maksma. Kõik see hullem on muidu see, et ei saa aru sennest, et see konkurents hooju, see on asi, et see on nööl tagumikus. Ja kui Saaremaal pehkid üks leht jääma, siis see samane olukord nad medel see Hiiumaalgid. Siio üks leht, aga peale surmakuulutuste sealt suurt mäd lugeda ei ole. Viimases aegus on mõni katsunud siga hiiu keelt kirja panna, see ermus nad oleks setu ja soomlased kahe peal tähet. Ma siia ühte vaatsi, sai 3 lauset loed, siis tuli sõhune vaev sisse, et ma igaks juhuks telefoni vetsi ja perearstil helistasi. Ei, ma ei tea, millas see hiiu keeles olkimine lõpedakse, sest peale Voole Valteri ja Saare luulem apteegid, kennel võiks hiiu keele kerjudumiseks loa anda. Aga keskid ju hiiulehtessi medekeele narrimisele kätte ette ei pane, sellepärast, et näda palju kot maateavus on ainult 2 tüki hiidlast ja need tegevad ka seda tööd, mis lehte ei ulada mette. Sellepärast ma ütle, et kui ne seedust on enda moodi lollist tehet, et Omasaar peab hakkama luba küsima, kas ta tohib lehte tehja, siis ega ju nimi meest ei riku. Pange teine nimi. Ma paku välja ka. Näed sa, see võiks olla näituseks Saare oma või Saare maine või siis teie maa. See oleks ju igapidi mehem. Kui üks ütleb meie maa, vaata siis ju see on tunne, et küüned kogu säeg oma poole, et muudkud meite ja meite. Aga kui ju teie maa, siis see on palju sõbralikum. Et kõik, mis me ei teeme ja lehtes kirjutame, te teie jaoks ka ja mandrimehel on ka röömsam seda lugeda, sest ta saab aru, et see ju ta jaoks ka nüüd. Muidu tekst ei tea ise paramini, mis tegema peab ja kui joo ikka sedasi, et too õigus, siis peab nõnda kaua raium, kui see õigus peale jääb. Nad see jumalgid kunagi, kui jälle üks mees kohtus õigeks mõisteti ja ta lubas seal samas kohtusaalis kohe asja ülemkohtu edasi kaivada. Kui talle öeldi, et teid ju mõisteti õigeks, põrrudas ta rusikaga laua peal ja teedustas, et ka ülemkohus peab teedma, et ma ilma sõita olen. Ja seda viisi. Ja teine asi, mis mool eelmise korra jälle kripeldame ja hioseva võidu sammas, mis jälle väljamaa klaasipuhujate käest Tallinna Vabaduse platsil tellid. Ma olen nüüd mõtlenud selle üle ja ei, ma ei saa mitte ega asjaga siiski nõus olla. Vaata käikse peal tooju klaas küll üks ermus kõva asi, aga kui jälle ta teise kõva asjaga pihta saab, siis on tükk väljas. Et kas me te võit vaindles üle siis ka nenda abras asi või? Ning see raudrist, mis seal üleval on. Olga peal, et see Vabadussõja resto.
Aga siia oleks siiski peanud selle peale mõtlema, et vaada siis 19. ja 20. aastal oli see tõesti vabaduse rist ja teistmoodi pole keskelt mõtlenudki. Aga peale seda, kui oli Hitler selle omal raudristiks vettes ja üle maailma kuulsast tegi, osenel ju hoopis teine tähendus. Ja kui siia ükskõik kus koha pealt keskid ekskursioonil tuleb, kes mida ajaloost mõtleb, mida ta ei tea ja see risti näeb, mis ta siis mõtleb? Venelane hakkaks Tallinnas kohe kuuli peal tule ainutuspunkti otsima ja sakslane võtab kehe taskust välja, tõstab selle üles vanade aegade mälestuseks, ütleb siikail. Ja samas jälle nad ei teegid, et mede võidupüha tähendab ju just eestlaste võitu Landesveeri üle, kus 19. aastal ma raamatust vaatasin, oli 6000 meest, kennest 3600 olid Balti sakslast, 400 riigislaksast ja siis jälle 1830 olid liimulamud ehk lätlast. Ja nüüd on jälle häda käe. Nad lehed kerjudavad, et 2 nädal too juba jälle võidusammas püsti olnud ja plekid peal. Nad siis nüüd käisid selle vaatast, ütlevad, see tolm, mis on ehitusest jäänud. Kuuled sa, mismoodi see tolm pole siis avamisel mitte välja paistnud. Ma olles enne kohta tead sa oma teooria, kui sa füüsikat oled õppinud, siis sa peaks teadma. On sul meeles, mismoodi vanasti füüsika tundis elektrit tehti. Öörudi villas riidetüki sees sedavad ebuniit pulka. Siis pisteti see paberitükkide unigusse ning pulk tõmmas kõik need tükid kohe oma külge. Ja kui on selle sambaga sama asi, et see on kot ebuniit pulk. Tuul öörub ja öörub, seda ja kõik see sitt ja sodimisveheged lennab, hakkab kohe külge. Näge, mida rohkem sa jälle nühid, seda rohkem elektrit oma sesse võtab ja seda hullemaks asi läheb. Ei osab nähja, ma oskab reed ka rohkem mäed arvada. Aga saavada, et see suur kuum ja päigesoole ka elektrit nõnda palju sisse ei aja, et hakkad mere ääres tüdrukule musu andma. See saab egavise litaka käde juba ennem, kui sa plaanid tõsisemaks jõudnud menna. Ja, olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Vaada, ma ole kuulnud, nad rääkivad sedasi, ne lauljad ja näitlejad, mis nad puhas oo kõik, et kui sind ei ole televiisoris, siis sind ei ole olemas. Aga ma olen natus teine ütlemine. Kui sind ei ole ilma teates, siis sind ei ole olemas. Vaata, sösune mõte tuli mulle eile, kui ma jälle TV3 ilmateedet vaatsin. See nobe jutu, kui poiss rääkis, et ekka saardel on enda palju sooja ja vihma ei ole, aga pilt oli kogu see Kuressaare peal. Ja sellest ma tegigi järelduse, et Hiiumaad ei ole olemas ja ilmateate peame mei siis enne järgi rehendama, mis on ilmtedel see loo. Ja mul on hea meel, et mei saarlastega siiski teasti läbi saame, sest kui mei riidus oleks, kes teeb, mis ilmatede omad medel tellivad. Medel oli vanasti siiski seal jälle IS-saardes ka ilmajaam ja see andiski Kärdla ilma. Ja kaugemalt vaatas praegu kõik ne mastid ja asjad seal püsti, mis vanastigid, ainult selle vahega, et mida seal ei ennustada. Vaata, see panti juba üsna Eesti aja alguskenne mood mäletamist järgi, et pole tasund. Kuigi aga raha eest mood eda paramad ilma ikka ei saa. Või siiskid, sest ma olen ju raadios kuulnud, et ilma teete toob tedeni ja siis firma nimi, kes toob. Ja võib-olla joogid sedasi, et kui sa talle rohkem raha annad, saadki päigese tellida. Kunagi jälle Vene aegus sai sene Siiasaare ilmajaamas vähe nalja ka. Ma sene mehe nime, kes seal kõik ne andmed pidi teetama, praegu ei ütle rahuda pärmule, aga ta ise rääkis, et ühe korra oli seal mihiseks viinavõtuks ja kaardemänguks läinud ja külm oli välismäed 20 kraadi. Ta pole aga viitsinud välja vaatma minna, mis ilm teeb, arvas, et ega siis suurt muutust ei ole ja andiski, et nagu venelane ütleb, oot ja oot kas, ehk siis samast laua äärest telefoni pealt oma andmed edasi, et Kärdel oli ummigu kella 5 aigus 20 kraadi külma. Kui ta aga vähe aja pärast jälle õue läks vett laskma, siis räästad tilkust. Aga ma mõtlen, et mis sellest, et valesti läks? Ega siis keskelt pole ilmajaama mees süüdistanud. Eka see va ilm, kes nende nomesti sulaks läks, see jäi patuaineks. Üks mis puhasa pred käib ilmatüdrugu või poisi käsi Kotlahinel Medesaarest üle ja aina lohudus on see, et Saaremaa medest ainult 6 kilomeetri kaugusel on. See naabil peeseb Hiiumaa ka natust pildile ja mandri inimest nägevad ka, et me ei siiski oleme olemas. Kui me ei oleks kaugemal,
siis ma ei imesta mida. 20-30 aasta pärast tulevad maadeuurijad siia otsima, et Läänemeres pidi ikka üks saar veel olema. Jaa. Ma tahan selle jutuga senne jõuda, et kas siis tõesti ei ole nõnda palju raha, et medeilm oleks ikka medeilm, mitte teiste armust saadud ilm. Aga selle sojaga tulevad igatsugu mõtted pähe. Vaada, tunni aja pärast peaks ju nõus hakkama seeva Rahvaliidu erakorraline kongress, kus siis peaks selgeks saamagi esimeseks meheks validakse. Muidu ta ei saa siis seda ka ei unusta, et neid peab teeda mida 250 tükki kohal tulema ja see osasune portskis asja saavad otsusta. Aga kui mõned on enneks ajaks juba sotside juure või mere ääre läinud, siis kukub asi läbi ja nad peavad veel erakorralisem kongressi kokku kutsuma kui see. Muidu jääbki terve suur partei ilmi juhita. Näha, kuidas selle koha peal lasta. Nad rääkis siin mõned kuud tagasi sellest Raimu Kägust või Käust või mis ma otse õige öelda oma teega. Ja ma arvan, et ta oleks selle ameti isegi vastu võtnud, aga siis see jutt kadus äkis tee, nende sammati nagu ta lambadkid ühe korra. Ju hakkad ikka mõtlema, et kui ta peaks mõnel lambar silma peel hoida ja Kristiinat pole ka mitte, mis ta siis selle karjaga mustab tehja, kus lambaid üle 10 000 on. Selle järgi leiti seeva Juhan Aare üles, kes kunagi joont peega autoga sõitmise ja politseili vaheli jäämise eest jälle Rahvaliitust, ma ei mäletagi, kas siis ise välja astus või läks vabatahtlikult sunniviisiliselt, nagu vanasti öeldi. See oli nüüd 5 aasta eest, nüüd on ta jälle tagasi. Ja kui ta seda sammati sõda edasi mõistab pidada, nagu vanasti selle fosforiidigagi, siis ma arvan, et kord on majas kodu ja väljapool seda ka. Siis on see vene nimega poiss, mis ta see joogid, see Sisikov, kes parteist välja visadi ja nüüd uuesti kohtu poolt sesse tagasi mõisteti. Ja et ta oli siis aseesimees, tulebki välja, et ta praegu kõik see kõvem poolt ning kongressil ei olegi mida muud teha, kui mees esimeheks jälle kinnita. Aga ma olen aru saanud, et sellega pole jälle üsna paljud nõus mõtte. Aga mind huvideks siiski käiks rohkem see, kas jälle Villu ka sinna läheb või ei lähe. Ilma Villuta ei kujutagi ju asja ette mitte. See ju sedavisi, et räägim Villu, mõtlem Rahvaliit, räägim Rahvaliit, mõtlem Villu. Ametlikult ta ju enam liige ei ole. Mis sellest, et terve partei ta elutöö. Aga ta oleks pealt siiski ettenägelikum olema ja põhikirja vähe leebem tegema. Aga nüüd ütleb ju põhikiri, et kriminaalselt karistat inimene ei saa erakondes olla, ükskõik kas sa siis oled süüdi või mitte. Ja see aeg tuleb Villul, kui ta saaks uuest tagasi tulla 6 aasta pärast, siis kui jälle see mõistet karistus on kantud ja kostunud ka. Sellepärast on mul sõsur ettepanek, et käikse pealt tuleks põhikirjast muutust teha ja sõsun, et need, kes mõistetakse süüdi kaudsete tööndade järgi ja tegelikult süüdi ei olegi, need võivad parteis edasi olla ja keskid neid ei kipuda. Ja kui sõsun paranduse põhikirja tehet, siis võib Villu kalidorist saali tulla ning hakatagi uut esimest valimeesi poolt Aris raketid eeldan ollegi, et öelda, kes esimeheks mehe saab. See on muidu sellel juhul, kui Villu ise asja ka nõus on, aga kui ta nõus ei ole, siis Joosep Rahvaliitust ma paku välja 3. meneme ja need, kes jäävad, nendel läheb vähemalt 5 aastat, kui mitte rohkem, kui siiski too põhjust jälle parlamendi poole vaata. Ja usu jälle mind, mu ennustust on üsna palju täide läinud. Eelmis kevade näituseks ennustasin ma, kes sügise Kuressaare linnas võimule tuleb ja mul oli õigus. 2 nädalat enne jaanipäeva ütlesin ma ühna televiisoris välja, et jaanipäev tuleb kina ja tuligid. Ja neid asju, mis ma olen siia ennustanud, veel paljud on täide läinud. Ja tuleva aasta Riigikogu valimiste kohta on mul ennustamine tähet. Aga seda ma ütlesin on teine kord. Olga Ning. Külakarla mõtleb. Tervitus kõikile. Teed sa ka, et täna on Einamaari päev? Ja see oli vanasti väga tähtis püha, mida vanad eestlast iluauga tähistast. Ja nüüd ei tehta selle päeva tähtsust enam väljagi ja enam jagu ei tea ka, mis päev see sõsune on. Aga ma pea ikka vanu asju meeles, sest nende sees on tarkus. Vaada, Einamaari päev oli Einat jõule puhkuseks ning nendagud mehed, nendaga naised sennel päeval suurt mida ta ei teinud. Muidud pole sedas ka mette olnud, et nad pole päeva pitkul voodist välja saanudki.
hoopis tehti egade seltsi muid asju. No mõnel pool oli siiski sedavisi ka, et umigust poole tööd ei tehet, aga ühte pooli küll natust tehti. Ja üldiselt usuti, et kui seda päeva ei pühitseda mette, siis pidada egatsugu hädad ja õnnedust inimest tülidama ja kiusam tulema. Ja tavaliselt oli siis jälle sedas, et põledati Einamaarja päeva õhtu Maarja tuld ning külanoored mängis, tantsis tule juures. Ja Kolga Jaanis oli selline vehen vahe ka, et tuld tehti ainult sel peres, kus oli Maarja või Mari nimeline tüdruk. Ja kui talus oli Mari või Maarja nimeline neiu, ei lastud teda öösse vasta Einamaarja päeva magada. Siis pidi taast virk ja tublin talu perenaine saama. Ja põllu ääres õhtu tehet tuli, see pidi hoidma sügise rugiorast rugiussi eest. Ja kui tuleguma Einamaale kae paistis, andis see rohu kasvamisel mehest jõudu juurde, ei näi kahanend kuivamisega mitte ja loomad sõid seda eameelega. Aga kuhja ei tohtinud tehja, sest pekme pidi senne põlem lööma. Ja Läänemaal, ehk siis siin medekantis, kutsuti Einamaarja päeva veel pikse päevaks, sest Einamaarja päeval sadas eka äigese vihma ja müristas ka. Ja üldse, kui ma nüüd meele tuled, oli vanasti äigest palju rohkem kui nüüdsel ajal. Ei mina tea, mis pärast see sedamudi joo. Ja Läänemaal põledati Einamaarja päeva püsti ja änuseid vana mörra vaiest, küpsedati tule peal merest püütud kala. Ja Einamaarja päeva öeldakse mesilastelt ka esimest korda mett ja lapsed võisid seda siis nõnda palju süüa, kui keres mahtus. Teine meie võtn tuli Jaagupi päeva, see siis 25. juulil ja 3. Lauritsa päeva, see 10. august. Ja Einamaarja päevaaegne vihm peestis veel suivilja põuaküüsist. Ja käul ka Einamaarja päeval, ehk siis juba tänasest päevast alates, okas kurkus. Ta ei kuku enam. Ja kui ta siiski veel kukub, siis pidi tulema soe ja petk sügis. Ja veel üks tähelepanu veel asi, Einamaarja päeva käidi saunavihtest ja ahjuluudust tegemas. Pärast loeti vihad luuad üle, kui palju keskid teinud oli, ja see neiu, kennel oli paarisarv vihtest, pidi veel senne aasta sees mehel saama. Ja vaada nüüd, ma sai pitka jutu tänast päeva kohta, ja sennega olema tööstanud, et Einamaarja päev ei ole mitte nendes ammatipäev kalendris, ta oli oma tehendus ja senne järgi, mis märgid näitavad. Ja kui sa nende märkide järgi talid, et vaata, siis sa saad oma elu ka paramini joosma. Eks medel tuli senne va Einamaarja päeva pärast täna ummigu vanamuriga vehe ütlemist ka. Et ma teedustasin juba kellu 7 aegu, et täna osas on päev, et mitte mida tehja ei tohi. Ja kui siis ma võtta õhtualles vigade käde ja tõmmas irelide ümberd ja pargiroosi alt pitkarohu maha. Ja siis ma pärast Maarja tule ka ülese. Vanaamor pistis õiendama, et ma pidi ennemgi paras vooster olema. Mitte midagi, mis ta teha käsib, tehtud ei saa. Ja nüüd ma pidi ainult põhjust otsima, miks pärast jälle mitte midagi tehja ei saa. Ma ütlesin, et see ei ole mitte põhjuse otsimine. See on vanarahva tarkus ja ma käi ikka senne mitte sootarkusi järgi. Ja siis ma ütlesin veel, et nagu kõik Maarja päevad, nende auga Einamaarja päeva muist tööd naiste rahvastel keelat. Näituseks nööle põuse vette ei tohi, see mõidub lammastel sandisti. Ja teine on veel, Maarja punapäev ka jooma. Vanamoraes nüüd küünarnukkidele puusa peal vöngid sesse seledes vasta, et nöölast ta ei peegit tõusu võtma, sest ta oli ömpluse massin ja ma igatsugusti välja mööldud päevade pärast ta joodikuks ka jaga. Ja siis ma katsusin asja vähe põnevaks aeda ja rääkisin talle, et Maarja Ein ise on üks nõiataimes ja sennega on võimalik kõik uksed lahti tehja ja nähju, kus pool varandus on. Ja Maarja Ein on enda silma torkamata, et taas saab siis alles aru, et ta Maarja Ein, kui sa ta veevoolu sesse veskad, siis ta ujub vasta voolu. Vaata, senne koha peal jäi vanamoor mulle otsa vaatama. Ja tükki aja pärast ütles, et mind oleks paras jälle allavoolu lasta. Ega üks saab kohe aru, kes vette vaadab, et nenda lölli jutuga lihtsalt vasta voolu menna ei saa. Ma püüdsin küll veel seleta, et see kõik on ju kerri pantud. Et ma pole seda ise mitte välja mõtlenud. Ei, see ei tähendanud midagi. Vanamoor lõi piuga ja nenda palju veel hoiadas, et ta tahaks nähja, kui ma õhtusin mingit suurt löket põleda maka.
ta helistab kohe Päästeametisse ja sieltä ei tule mitte ainult tuletõrjeauto, vaid kiirabi moo jaoks ka. Mis mool siis nüüd üle jääb? Mitte midagi. Ja vaata, siia on nüüd vastus ka, miks jauks me rahvakalendripäevast jälle meelest laseme minna. Me ise ju ei viitsigid neid nõnda ütelda reklaamida ja arvame, et mis see ikka nüüd sel ajal enam tähendab. Ega siis vanarahvas pole loll mitte olnud. Kui ühel või teisel päeval poleks mitte mingisugust tähendust olnud, nad poleks ju seda päevaks pidama hakanud. Ja teine asi ju see, et kui sa kangesti mõtled sel juures, et ne asjad sündivad ka, mis peavad sündima, vaata siis nad sündivadki, kui sa must õigesti aru saad. Ja et Maarja ei pidada aitama omandada tundmata keele. Siis ma läksin kööki, kus vanamaal kardulit koores ja ütles talle sedasi. Kam tere häli ja ja kui vanamaali käsi juba veekopsikuni jõudis, siis ma tegin nobed jalad ja läikas uksest tõue. Jaa. Aga mis sa inimesega räägid, kes väljamäe keelde õppida ei taha, kuigi Maarja ei näidaks hädast välja. Vaada, et sa siis seda ma ennast täna üleval pead nagu ristikohtlase inimese koht õigeo ja Ina-Maarja Peosoole Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Kui sa nüüd televiisorit vaadad ja raadiumi kuuled, siis tuleb tasakest järn peale, sest kõikidele kaupadele läheb aga enda juure ja vähemaks jääb ainult sool, millega sa seda enda kinni maksad. Ma sai siis osust numbrit käde, mis eelmise aastaga võrreldi, et kõik see suurema öppe on teinud kardul. See on enda tõusnud mehed 70%, sukura 61 ja kuhmi 56. Tangained on jälle 30%, õunad 35 ja jähu 31. Ja sa neid numbrid väga tõsiselt võtta, sest senne aja joosul, mis ma neid praed soole ede lugesi, jõudis poodis egale kaubal jälle paar eurosenti juurde minna. Ja, sest see enna tõus on naagud igiliikur, ehk perpetuum mobile naagud vanad roomlast ütles, aga see ilmasked seisma ei jää. Ja kesked naisterahvas Joosing, kes mingisuguse instituudi direktora, ütles, et sukruhinnaga olen me maailmas esimesel kohal, Euroopast rääkimata. Sukur maksab nüüd 12 eurot 39 senti, ehk maakeeli siis 21 krooni ja 75 senti. Vot jätame ja küll selle sukru ja kuhmi, sest ma ei saa aru ühest asjast. Meks jaoks egatsugu juurigad ja köögivili nõnda kalliks vahet. Võtame senneva tuhli ehk karduli. Ta ju enam jaud maa sees ja mis imed seal siis nõnda nüüd viimases aegus tegema hakat, kui ta kasub, sügis võtad sa ju välja, täpselt samasugune mullane, sama maitsega, kui ta iga aasta olnud. Näsi rääkivad peale kauba veel maamaksu vähendamisest. Kas see peaks ju tuhlile ka möiduma? A nilbut, ikka läheb kallimaks. Ja läheb tükist nõnda kalliks, et sool ei jää muud midad üle, kui pead ise samati mulla toidu peale minema. Paistab alt pool tee, miks jauks pealt poolt nende mugulate eest nõnda rasked raha küsitakse. Aga vahet tuleb vahele ka vahepeal tehja. Ja see tuleb siis, kui kardul jääb poodi seisma, sest keskelt teda osta ei jaksa. Või teine asi, inimesed krabivad omale aja ääre mõnevausesse ja panevad isi omal kardult maha, et oma käest jälle vette oleks. Ja mismoodi senne Vajoosingu jutust senne koha pealt aru saada, kui ta ütleb, et hea uudis on see, et toorainete ja põllumajanduse toodete hinnatõusu trend maailmaturul on senne IMF-i või IMF-i senne andmete järgi eemortud. Ja kas ma pean ennast seda mõnda aru saama, et mede kardulo ennem siis Elveri ja Konsumi jõudmist maailmaturul tuuri peal teinud ja on senne pärast kallis. Ja nüüd, kui jälle tuur läbi, siis on ta ka justkui maailma tooraine ja peaks hakkama sennega sealt siis odavamaks menema. Ei saa võid nüüd mõelda küll, et moole sujalaine liiga teinud, ei ole mitte. Sennepärast, et
ma pidi ju vanamoril kaassi mitu päeva seledama. Ja ta imestab siiamaani, nõnda, et juussed tulevad kõrva tagant ta ostnud poodist 3 kaaligat, mida muud pole taris olnudki. Ja ta käest küsitud üle 5 euro. Ta arvas, et oleks siis 2 tükki tagasi viinud, oleks teednud. Ta hakkas alles koduköökis seda säkki vaatma. Vaata, homme on üle hulga üks sõsun päev ka, mis mida tähendab see ju 7 venna päev. See ju kerigu püha muidud ja sennega mälestati neid vendest, kes märtridena ukadi. Ja siia jäma sees ka, sest rahvakalendris on 7 venna päev ja 7 magaja päev, mis oli 27. juunil, täiesti segams aeti. Ja tähendab mõlemi juures seda, et kui see päev sajab, siis 7 nädalt järjest. Ja eina tegu on 7 venna päeval keelat, nii et hoome sa sennega üldse mängima hakka. See on õige ka, sest kui ta sajab, mis loogu sa vihma kekka vetad. Aga 13. juuli on Mareta ehk karusepäev. Karusepäev langeb aasta keikse kuumemale ajale ja seda öeldi enne vanasti suvearjaks olevat. Ja tööd katsudi sennel päeval metsloomade kartuse pärast vähetähje. Küll aga pidi päeva rukipealale adra välja aema. Ja see sõna karus pidi Lääne-Eesti murdekeeli sööti või söötes maad tähendama. Ja omal ajal arvadi, et karusepäev on see keikse param aeg rugiussi tõrjumiseks ja senne tarvis pidi kas või 1 vau põllal sesse aema. Ja ekka öeldi sedavisi ka, et karusepäeva põllu kõndmine möiduvad sama ajast, kui oleks koormasõnnikud maarammuks laiali lautend. Ja seda arvadi samati, et karusepäevast hakkab egat sugu putugaid vähemaks jääma ja parmud ei kiusa enam ka nenda hullusti inimesi ega loome. Ja marjad pidid saama nüüd nõnda kiiresti küpseks, et ei jõua mitte eest noppidagi. Ja vanasti hakkas karusepäevast vähjapüügi aeg. Nüüd on keelud sõsust, et ennem 1. augustit tohi sa nata poole mitte vaatagi, kui sa trahve ei taha saada. Ja kuu aega püüda tohikid. Ja vanarahvas ütles sedasi ka, et karusepäeva saab valge suvi läbi, sest päevad hakkavad nüüd ühna silm nähtavalt jälle lühemaks jääma. Ja ilma kohta teeti, et kuiv karusepäev on hea sügis enne, nii et vaada siis 13. juulil, mis on see päev, siis sa tead, mis on sügis tulemas. Ja kui ma nüüd sinne hindade tõusmise juurde siiski tagasi lähen, mu süda ei anna mitte rahu, siis jälle mu mõistus ühel asjal selget vastust ei anna. Sest vaada, reekvid ju mitu protsenti on jälle mida tõusnud, ja varsti on senne moodiga mõni asi 100% kallimaks läinud, kui tänem oli. Aga mis asi on protsent? Ma ühe korras oli juba seledasi. 1% on 1 sajandik ja sennepärast tahab saa ju rohkem männa, kui 100 täis saa. Kui sa räägid siin 200-300%, siis see on ju puhas vale. See ei saa ju sedamoodi olla mitte, sest siis ju 1% ei ole enam 1 sajandik, nagu matemaatikat kunagi leiudest. See on täpselt samati nagu veega. Sa paned veepotti, see hakkab sujaks menema, läheb ja läheb, kui ühe korraga on mullid väljas, kaan poti peal laulad ja sa saad sinna kas siis munad või makaronid sesse panna. Aga ta ju rohkem ei lähe kui 100, sest 100 on 100. Oled sa kuulnud, et vesi keeb 150 kraadi peal? Ei ole. Ta enneks ajaks juba aurend. Ja vaada, moolos on sama tunne, et kui see toidukraam ikka nõnda kalliks läheb, siis on 2 võimalust. Kas ne kallid juuriga lihtsalt auravad või hakkavad nad väheval enda allapoole jähudama. Ma katsus vanamurile ka oma viimast mõtet selgeks teha, aga sennest ei tulnud midagi välja. Ta arvas, et ma pidin enda lolli juttu, et mulle omal tuleks tuli alla teha. Aga sa siiski mõtle mu mõtte peale. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Nad siia ühe päeva televiisuris rääkist, et mede riikis on altkäemaksuga muidu ühna Eesti. Ehk teiste sõnadega väga palju seda ei pakuda ja kui seda ei pakuda, siis pole ju kedast vasta ka jätmast. Ei altega üle käemete. Aga mis moodi see mede liberaalse ilmavaatega jälle kokku hakkab? Sest vaada, ma arvan, et sõsuse asja, kui altkäemaks järgi siiski nõudlus too. Sest kinnel see mööda pükse maha jooseb, kui meile jääd antasse. Ja sennega peaks nõudlus ju pakkumis üle lööma.
ja tulebki välja nagu statistiga näidab, et meditsiinis ja auto ülevaatusel on need asjad ju parlankses. Arstidel on ju elupäevad, mida toodud ja ega see pole ju ainult raha, sest kui sul kodus ega kasvab, saada jõuluks maha lööd, ikka veid ju tüki oma armsa arsti jaoks ka. Ja see ei olegi, et mingisugune altkäe andmine, seda sa annad ju üsna hea meelega ja 2 käega. Aga kuidasmoodi see autode ülevaatamise juures käib, seda ma täpselt ei tea. Ma olen kuulnud, et aetakse kordes auto senne rollide peale, pantakse sennel sukapõlad külge ja pärast kerjutakse teise auto numbri jälle paberi peale. Aga kui nad nüüd senne kaamerad üles panevad, siis jääb see sunne pulle ja tehnilise kontrolli meestele ei jää midagi muud üle, kui arstiks õppima minna. Olga senne, kuidas on. Ma andsi kolmapäeva altkäe maksu. Ja ma andsi seda oma vanamorile ning täie teadmise juures. Ja kolmapäev. Sennepärast, et siis mängist ju poolfinaalis Saksamaa ning Hispaania ning ma tahtsin ega ennast seda mängu nähja. Ma läksi juba päevas enne aegus poodi, kui vanamer jälle kärdel ringi klodis. Ma ostsin seal viinamarjast, mis 39 krooni kilo maksid. Siis ma ostsin veel vanamori lemmikkommist, ne on mandelsokulaadis ning ühe suure Kalevipoja sokulaadi veel peelekauba, kust jälle vanamor pähest seest nokib ning ülejäänud pudi moole suhupestmise jaoks jääb. Nõnda, kui vanamor kuju tuli, näitasin ma talle ette, mis ma poodist tõi ning ütlesi ka, et see altke maks ja senne jaoks, et ma saa 9:30 jalgpalli vaata ning et ma ja sakslastele ka põialt. Ja teed sa, möidus. Vanamor läks õsust imeliku, häbeliku nägu ja ütles ainult nõnda palju, et ta tahab ennem senne saate, mis see õhtusöök 5 vaata. Ma oli sennega egadapidi nõus, kuigi see saade mulle ei meeldi. Ma juhtus ühe korra nägem, kus üks noorik nina vingu pidas ja senne eest teisele sandi ende pani, et tapse kalamette. Ma küsis enne peale, et mis mood sa ennast üldse televiisoris julgud näita ja suu ka veel lahti tehja, kui sa maailma keekse paremat toidust ja õige mitte midagi. 6 minuti oli mäng käinud, kui ma puldi oma põuse sai. Aga vanamor polegi minem läinud. Ta hakkas ka vaatma ja isegi ennustuse tegi, et Saksamaa võidab 1-0, kuigi tapp teeb jalgpallist mitte midagi. Mänguaegus käis ta oli käikse rohkem närvide peale see, kui kiskid teisel jalgtega sisse sõitis nõnda, et teine väljaku peal maas vingerdas. Ma ütlesin vanamorile küll, et sii tehtaks ise vähe sirkust ka ning see käibki asja juure. Siis ta polnud rahul jälle sennega, et pingi peal on mehi küll, miks jaoks neid mängu ei lasta. Ja ma seledasi, et 3 vahetust tohibki ja reeglid on sõsust. Ja vanamor arvas siis senne peale, et see ju ermu raa raiskamine, kui pooled mehed nende sammati väljaku ääres lõuguvad ja nena nokkevad. Ja siis, kui juba teine poolaeg poole peel oli, rääkis kommentaator, et mängu algus, me ei pole näinud seda, oli keskelt peeltvaataja ka platsi peale joosnud ning et sennel mehel pidigi, et see komme olema, et tahab pangast ennast näita. Vanamor sai sennest jälle omamoodi aru, näidas näpugu televiisorisse ja seledas, et kuule, see mustade pükste ja särgiga mees jooseb pretkid väljaku peal ja segab teiste mängu. Ma pidasin peenikesta valjusti naerma pole egaks juhuks julgun takada, sest korra juba mainid, et teise kanali pealt käib see CSI Miami, kuigi ma pärast kontrollisin, see oli juba esmaspäev olnud. Ma siis seledasi, et see mustade riiedega poiss on kohtunik ning see on mängu alguses platsi peal ning see peabki seal olema. Vanamor jäi senne peale üsna vagavasti ja ta ise ka aru sai, et nõnda uhku poleks ta mitte tohtinud minna. Ja nõnda, kui siis hispaanlast värav lõid, oli mul selge, et rohkem siit midagi ei tule ja sakslast peavad jälle 3. koha peal mängima hakkama. Vanamor nähvas mulle ka, et senne ühe ainsa värava pärast oli ma ta õhtuse televiisori vaatmise kõik persse keerunud. Siis ma küsisin, jälle ta mu käest küsis, et kui kaua ne mängud veel käivad? Ja ma sai jälle üsna nobesti ta maha rahust, et pühapäevogid viimane, siis tehtakse maailmameister klaariks ja ennem 4 aastat mätsosust ei tule. Vanamor ohkus ja hakkas sokulaadi seest jälle pähesid välja juurima. Aga ma sai siiski aru, et mul õnnestub finaal vist vaata, kui ma ise millegagi väga silma ei paista, et vanamor hea põhjuse leiab ja mu vaatmise keelab.
ja kuigi üks mereelukas, ma lugesin kuskilt poolt, see mingisugune 8 jälg või mis ta oli, see panti ennustama ja see ütles, et Holland tuleb maailmameistriks. Vaata, usuma nüüd siiski jälle hispaanlaste võitu rohkem. Aga teise külje pealt ühna ükskõik, kes võidab, sest mõlemil see ju esimene kord maailmameistriks tulla. Jah. Ainult üks asi jääb mul Preet veel teedmata ja ma ei saa mette sotti, kas ma pea pühapäevaks ka mida altkäemaksu vanamoril moodima, et ma palli vaata saa. Või jo sennel kraamil, mis ma kolmapäevaks tõi veel nõnda palju väge sees, et mul pole poodi taris raha kulutama männa. Sest seneva altkäemaksuga on ju sedas, et kui sa oled teda harjunud korra saama, siis sa tahad ju teinakord jälle. Ja kui sa oled harjunud teda andma, siis sa mõtled teinakord sedamoodi, et mismoodi sa ikka tühja põuga lähed. Ja teise külje pealt, kui vanamor pakub ka Hispaania võitu, ning kui Hispaania peaksid võitma, siis on ju mu püha kohus taale, mida meile head pakkuda. Hea küll, olga enne, kui ta soob. Aga vaada, et sa täna seda ei unusta mitte, on ju 7 vennapäev, ning vanasti arvad, et kui sennel päeval sajab, siis sajab 7 nädalat järgi mööda. Aga senne pärast ole mureta, ma võis olla kindlalt ning ilma igasuguse altkäemaksuta öelda, et täna ei saja. Ja vaada, et sa senne rõõmuga mitte eine tegema ei lähe. Vaada, see on küll rangelt keelat, sest sennel päeval ehk siis täna tehed tein läheb põlema või mädanema. Nõnda, et kui zooloogid loog maas, las ta olla peel. Oome on ka päev ja kinapäev see üles võtta. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Teed sa, ma pea ütlema nüüd seda, et ei maksa ilma ennustust kirutöötid. See on vahel veel õigem kui tilmise oogid. Ja ma võis olla öelda ka, kus ma seda kuultsi. See oli ühe õhtu suvereporteris. Tüdrugi jõudis just ütelda, et tuul on puhanguline, kui kohe vedas medel õues roosipöös üsna küliti. Ja võta, mis sa nüüd ütled? Aga vihma vada seda tulnud nüüd mehesti nõnda, et pesimede köögiakna, millele kaagas oli mehise pläraga lasknud, ka ühna puhtaks. Ma sain mitu päeva ennem seda vanamuri käest võtta, et mingu maa ja tehku hakke puhtaks taal käsi küünarnukist haige. Ma hakkas vasta. Sest kui lind kuskis poole oma märgi jo peale teinud, siis see tähendab ju raha. Ning kui ma senne menem pühi, siis on raha ka läinud. Ja rahaga ei pea nüüd mitte ainult Riigikogu mehed rehkendama hakkama, vaid jälle pensionärid ka. Sest vaada, siia oli ju kõik see aeg jutt, et Pentso püha ja puutumata asinat ema Teresa või endi ja lehm. Ja peaminister ise ju kinnitas ka ja hüüdis kogu see taevast tappi. Aga nüüd tuleb välja, et taevas jääb taeva edasi. See maa peale medepintsi kallale ei tule. Aga mede maa pealt seda omad jumalad on nüüd viguri välja mõtlenud, mismoodi vanainimeste käest vähenatust raha käde saada. Suured asjamehed on hakanud äkist mede tervise pärast muret tundma ning juba räägitakse, et seda vaid ravikindlustust või mis ta on. Seda tuleb mede käest siiski võtma hakata. Ja see on 13% inimese palgast. Ja pensionäril teeb see ka seda samamoodi, et kui su pension 4000 krooni, siis 13% teeb sealt täpselt 520 krooni, ehk sa saad oma arvele ega kuu 4000 krooni asemel 3480 krooni. Ja nüüd sa saad ise arvesta, kui palju sul vähem asju taris vastu ja kokkuvõttes see ju ka kokku hoid, kui sa must õigesti aru saad. Aga siia on siiski üks vähene konks ka sees. Sest vaada, kogu see aeg on jutt, et pensionärist on Eestis ermus palju ja 1,5 tööinimest peab ühe pensionäri üleval pidama. Ja statistikud rääkivad, et ühe pensionäri kohta peaks olema 3 tööinimest, et siis puhub kenasti klaariks. Muidu toosi räägitud ka sennest, et see pensionär, kes tööl käib, et sennelt tuleks pool pentsi jälle võtta. Aga senne kohta ei olegi midagi ütelda. Kui sa enda väge täis oled, et aga jääksid tööl käia, siis käia ka veel. Aga sennega oled sa ju tööinimene ning su kohta käivad teised rehendust, tulumaksud ja mis käid veel senne juurde. Aga kui sa tööle ei käi, siis senne 13% võtmisega teeb ju riik omal tasku. Sest vaada, pensionär maksab ravikindlustuse maksu oma pentsist mis tähendab seda, et igatsugun tohterdamine läheb jooniga paramaks. Ja mis senne tagajärg on?
pensionäri tervis läheb ka paramaks. Nad elavad kauem kui praegu, seda rohkem neid juurde tuleb ja seda rohkem peab riik pensionirahast ikka välja maksma. Praegu on mehe keskmine vanusmäed 67 aastat. Teisepidi üteldes, et Eesti mees saab mõne aasta pensil ollagid, kui näidab juba külmi varbuid ja see raha siis jääb jälle riigi tasku. Aga kui nüüd mehed võtvad käde ja elavad kõik 70 aastat täis, siis sa mõtle ikka mõttud 100 miljonit see riigil maksma läheb. Aga muidu, eks nendel ole sii teine rohi ju ka võtta. Võib-olla sedamoodi, et 10 aasta pärast sõsun seadus, et ennem 70 aastat mees pensil ei saagib. Ja ma usu küll, et suksed on sajamatki saamer põus või jälg pedaali peal hingeitvad nõnda, et näegid pentsi. Nõnda, et mede riigi ei saad, peaks siiski vähe ennem mõtlema, mis jälle nendel kõik see kasulikum on. Muidu juhtub seda, et saagid oma palka enam keskmise järgi tõsta ja reeda õhta valijadega vutimunast süüa. Aga ma arvan, et ega siia pentsi suurt enam kärpida ei annagi, nüüd peabki otse pensionärisid kärpima hakkama. Kõik see mees on oma meelest mede justiitsminister. Vaata ta kogu aeg igatsugust ettepanekuid teinud ja see mulle meeldib, sest ma teen neid ka ise. Ja ta tegi just ettepanekud, et mismoodi majandusele vähe tuult sesse puhuda. Ja viimane asi, mis ta välja mõtles, on ju ka täitsa õige. Nee, kes patustan tooja, kennel 10 päeva kartsamõistetakse, sõsustel rehad labidad käde ja maanteede eeripohteks tegema. Sest nagu nad ju televiisor rääkivad, arestimajad täis, seal kohta ei ole ja kui sind sinna on mõistetud, siis sa pead hulga aega järjekordas seisma ennem kui nari peale pääsed. Ja sa pead kogu aeg valmis olema telefoni otsas passim, küsis, et millal see üks eest tuleb ja et sa saad siis selle asemele minna. See igavene aja ja närvide kulutamine. Aga vaada, senele ettepanekule on mu meelest teine külg ka. Vaada. Medel joodaks Eestimaal juba 12 liitrit puhast alkoholi ega aasta, ega inimese kohta tetest pensionärina välja. Ja et seda vähemaks jääks, ei seda ei usu mitte keskid. Ja see, et poodist nüüd ennem kella 10 medatsust kraami käde ei saa, mis su turraks võiks teha, see ei tähenda ju ka mitte midagi. Kui sa 9:30 jälle Selveri johtud minema, siis antaks sul läbi poematu kalnigu teede, et ennem 10 sa mida ta ei saa ja senne otsa käib vabandamine peale kauba veel. Sellest võib seda mood aru saada, et müüjadel on omal ka piinlik, et ta soole ennem lubat kella pudelit anda ei tohi. Olga senne, kui ta soo, mul on mure senne pärast, et kui tee koristamise seadus vastu võetakse, mis siis juhtub? Arestimajad jäävad ju tühaks. Ja sinna on ka miljonid ja miljonid magam pandud. Ja tee-ered on jälle rehadega mehi umbselt täis. Nõnda, et kui sa hakkad Tallinnast Pärnu sõitma, siis jääb sul sõsun tunne, et vähemalt Ekla piiripunktini on Balti keti hakadus juba olemas. Ja jääb oot ainult milles liimulaamud ja leedulast omal kasususseedust tegevad. Ja 5 aasta pärast on mede maanteede ered kõik nenda puhtad. Mis tööd sa siis pättedel annad? Sul pole nendele midagi anda ja nad hakkavad nüüd puhtas looduses jälle paha tegema. Ja lõpuks sa pead nad ikkagi enne viima. Nõnda, et senne koha peal siiski mõtlemist veel küll. Senne juures võiks mõõd sees ka tehi, et ühel satsil antakse rehapõuse, teina peab jälle pulkat taga oma aeg parajaks tegema, ja siis nad jälle vaheduvad. Nende on igatepidi kasulik ja lõbusam ka. Ja majanduslangemine jääb ikka vähemaks ja vähemaks. Nõnda, et vaata juba kirjutavad, et röömpsamad värvist on atust paista. Aga millas see kõik ülesemäge jälle menema hakkavad, ei seda ei julgu siiski keskid veel välja ütelda. Aga ma annan sulle head nõu. Kui sa kaelani sita sees oled, siis peed norgu lase. Ja, olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitile. Mis sa sii valmis teinud oled siis? Ei, aga suvel pole ju viga mida. Päige eest oo vehme. Võta, mis seda lustib. Mool ise siiski praegu vähe uhke tunne ka. Sest jälle Astrid Nõlvak kutsus mu neljapäevade villa lattu esinema. Ega sa sennest kohast ei tea midagi ja ma ei hakka sulle rohkem siis seledama ka kui ainult seda, et see koht on mere ääres. Ja ekka senne va Iiu Volgi pärast, mis tänava aasta juba 6. korda käib ja kõik ne aastad ilma alkoholita.
ja sai sedasi 2 aastat tagasi nõnda, kui Karskuse liidu aastategija nimiduse, nõnda ka Hiiumaa 2009. aasta kultuuripärleks. Ma sai seal jälle üle tunni aja üha järjest jutust ja natust lisaaega ante ka veel. Ja 2 saarlast olid ka seal. Nõnda, kui ma jälle sissejuhatuses küsisin, et kas saarlasi ka siis üks proua ees kinasti käe püsti. Ja siis ma pani tähele, et üks suur mees mu jutu peale kogu see kangast naeris ja kui ma hakkasin emenema, siis ta pistis mulle käe peuse ja julgus üles tunnistada, et ta on ka saarlane. Ei, mõnus mees. Muul keskus senne nädala lõpp ikka ermba nobeks. Eile oli ma Teitemaal, ma oli Anniga ja Ardu Pulma isa. Täna, kui sa mu eelt kuuled, siis ma oli juba Mehkli laadal, sealt ma põruda pajusi möise päeval ja sealt jälle tagas Pärnumaale. Ma tohi ütelda kus poole, sest mind kutsud ühte Pulma üllatust tegema. Ja pühapuumi, kui jõua ma esimest praamiga Hiiumaale ja lähen oort Vetsitalli. Ester kutsus mind Vetsitalli sünnipäev pidama, see saab 15-aastaseks. Ja mulle hea meel ka, et Lehtlaare Porkava platsis. Tule sa ka, mis sa seal passid? Ja Vetsitallist lähen ma veel õhtuks Köppu, seal me teil koos oleks, sest Köppu külade päevu 30. juulil. Nõnda, et piip peab jälle põhjus olema kogus aeg. Ega ma ei soigu ka mitte kraas. Mul omal ju meeldib see sun elu, mis sellest, et vähemustese moodi see asi käib. Ainult nõnda palju joogid vahet, et kui ne romaaned magavad vankris, siis ma maga autos. Jo sa oled kuulnud, et sii käib egavane madin mende maavanema ümber. Ma ole ka seda asja nüüd ikka vähe uurinud siit kandist ja sealt kandist ja ma ole omale mõne asja siiski selgeks ka saanud. Ega ma sind sinna jutuga palju ei tüüti, see ei karda, sest sool peaks üsna ükskõik olema jälle, kes me teil seal leigri väljakul istub. Esimene asi, mis mulle selgeks tehti, oli see, et täitsa vale jutt, et maavanema oma erakonna kaaslast edasi Hiiumaal järgsust toetavad. Mida rohkem ma jälle küsisi ja rääkisi, seda vähemaks neid poolehoidjaid jäi, kuigi lehtes kirjudes, et käib ka kangasti poolt. Ei ole midagi. Ma sai aru, et ne 4 tükki, kes kuskis pool mingisuguse kirja olid saad Neo kangasti poolt ja mõni veel ning koogid kõik. Aga ega see polegi tähtis, kes kedast toetab. Sest mõnele meeldib töötar, teine ütleb, et vanaemal pole ka veel viga midagi. Hullem asi on mu meelest see, et mede omavalitsuse juhid ei ole sõsuse juhtimisega nõus. Vaata, millega täpsemalt seda ma ei tee, sest kes see mu käest küsima hakkab või midagi kirja näitab. Aga ma mõtlen sedamoodi, et nendagut maavalitsus, nendaga omavalitsust peaks olema justkui üks pere. Ehk mõlemad instantsid, kui peenemalt öelda, ju ühe ning selle sama Eesti riigi osad. Ja see samati, kui ma oleks jälle pret maavanem ja mu vanamor omavalitsuse suur asjapulk. Omavalitsus on mu vanamoril muidu kogu aeg olemas olnud ja ma pea siiski sõna ka kuulama ja kui ma midagi jälle pehe võtta, siis ma pea jälle taga arvestama. Ei muidud krätsimist tuleb ede ukse pämmudamist ka, jälle ega ma siis selle pärast, korptuse pärast lähe kuskis pool kadavuse käragast panema. Nagu sa tead, ma sest kraami tarvidagid mitte. Asi käib ikka sedasi, et ragistakse istutakse maha, reegitakse suud pootakse, tehtakse selgeks, mis moodi edas peab minema ning mentakse ka. Aga kui ma pret sedamoodi mõtle, et kui vanaamur oleks mulle 3 korda umbusaldust avaldanud, vaata, siis sa võid kindel olla, et ma oleks peale esimest ise kompsud kokku korjanud menem läinud. Nõnda palju ohkust peab ikka mehel olema. Et kui ei taheda, siis peab kas ennast muutma hakkama või teise koha peale menema, kus end kannatakse. Ega asja saab klaarida, kui tahetakse, sest öeldakse sedamoodi, et kes tahab midagi teha ja abinõu, kes ei taha, leiab põhjuse, miks midagi teha ei saa. Ju siis tuleva nädal ehk näidab, kas tuleb midagi muutust või käib üks uimerdamine siia vanamoodi edasi. Ja teine Brahma Euroliitus ka üleval. Vaata, siiamaani tümmidati seda Kreekad, korra käis Portugal ja Hispaania ka läbi. Keda ta oli veel? Kas see oli Iirimaa või? Kreeka juures nad rääkivad, et Kreeka võlg tuleb muuta jätkusuutlikuks. Mis moodi sa sellest aru saad?
ma saan sellest sedavasi aru, et Kreeka ei peagi võlga ei maksma, sest võlg peab nõnda palju suutlik olema, et teda ikka edasi jätkuks. Või olema nüüd siis täitsa tolgus või? Ja viitsütikuga pomm hoopistükkis Itaaliast tuld võtnud. Nad rääkivad juba seda moodi, et kui Itaalial ka pendjälge alt tee kaup, siis su eurotsoon sluss, sest nende võlg pidi maailmas üks kõik see suuremaid olema ja see pidi olema 1,89 triljonit eurod. Vaata hea, et sa pretestust. Ma katsusin seda kroonideks ka ümber panna, aga pisin kalkulaator, mis mu loos ei menesta see nagu lepaanna jalgratas. Ja mis siis edasi saab, kui võlg jääbkid vööramaks? Med Eivar Raiki segadepidi tark mees ütlusi välja, et 2-3 aasta pärast toob paukkee ja siis võib sedamööd juhtuda, et eurotsoon lähebkid 2 Põhja-Euroopaks ja Lõuna-Euroopaks. Ja mool tuli selle peale kohe Ameerika meele. Sel ju läks 150 aastat tagasi, ehk siis 1861 aastal järgmiseks madinaks ja kodusõjaks. Olga Neng. Küla-Karla mõtleb. Tervitust teitile. Vaada, üks asi, mis mul millegit pärast ikka meelest ei läinud, aga täna tuledes Priit mool sen jälle meele. Sennest on nüüd jälle 2 aastat tagasi, kui mool vaba päev sattus ka sõsusel päevale, kus särjal jälle keedjalad tööd täis, et kudem see koht nobest üles leida. Ma võtsirid vapõuse, läksi kõrgesare jõe peale. A senne korra jähin täitsa ilma. Vaemle pole mõtet minna and, sest senne suu on mitu aastat juba kenne, samati nagu suurem ei sai öelgid. Mis jälle muidu mu keiks param jõgi oli kalapüüu jauks. Ma teedsi seal isegi sõsust kohtast, mis tuli salajus hoida, kus Eesti vettis ja mitte ainult särge, sainast ikka ka. Eks teisedki suuremaises ussi liutamas käisid, hoidsid nee moo kohad moo eest ka salajus, kui sa must õigest aru saad. Ja senne sama kordas ma sõitsi lugus ehk siis tausta jõe ääre. Vaatsi, et mettekidast pole olnud, tooming hakkas tasakeste pungast lahti ajame, lend laulis ka ja mool jäi sõuke tundmus, et ta pani pisut pahaks, et ma kalda peal seal ringi klodisi. Ja mis käik see tähtsam, mette ühtegit ingelist ei ole olnud ja nagu sa tead, mulle meeldibki jõe ääres seda moodi üksi päinis käia. Ma viskas ussi vette, hakkasid aga siis mängima ja ma ei tea, miks jauks mul sõsun tundmust tuli, et mida too valesti. Ma viskas ikka veel ja veel, mitu korda põhi näkkis ja siis jäi konks kinni. Ei, ma sai aru küll, et joo see jälle mõne roike taga ja ma katsus siis ettevaatlikult senne jälle käte saada. Ei ole saanud. Ma tõmmasin lipsu katki ja tuligi tühna tulema ka. Pärast ma kuulsin, et see jõgi on ka ammu juba suutmist liiva täis nõnda, et kalal peaks uimest asemel tiivad olema, kui ta kudem tahab peesida. Ja mõni päev tagas ma sai teada, et Suuremõisa jões vesi seisab ja ais käib vaadata üle Pühaleppe valla. Ja nüüd ma küsi, kus tei olete looduse kaitsejad? Siis, kui Jüssipoisid siia üljestega limama hakkast ja kalamehel lõhut mördade ja eesöödud kalapärast harjad punaseks läksid ja siiamaani punased, siis oli justkui käik käige. Ja kormuranidest ma prägigid. Sellest ma olen mitu korda juttu teinud. Nende juures unustati see asi, et see ramp ju muistab lennata ka. Ja vaata, nüüd peaks kõik see lollima looduse kaitselgi, et selge olema, et üljestega me ei ühte erakonda mitte mingil juhul kuuluda ei saa samati nendega kormuranidega. Ja nüüd võiks midagi kasulikku ja looduse jauks ka tehja. Ja ne jõe suudmed puhasta. Sest olga ne jõed nõnda pisist kui too, akkinel vehegid kalamehe verd sees ja see tahab kevad ikka jõe ääre minna. Et ükskord võiks siis loodusmeestest ka midagi kasu olla ja nad saaks neil lollust messi tehetu vähe eajastada. Neid on mede jalgrattamehed ka eluk tagas ning jumal tänat. Ei, medel tuli senne koha pealt Vanamoriga ütlemist ka. Vanamoril kõik see paramini see tagantjärel tarkus arenenud. Senne koha pealt ei jaksaks mitte keskelt taga vestelda. Ta ütles kohe, oli nendel tarissena üldse menna. Ma ütles, et kallis aeg, see ju tänapäeval mooduvärk.
trampvankriga mööda maailma lasta. Ja kes see siis sõsust asja oskab ette arvata, et mida nende hullu juhtub. Selle peale arvas vanamoor, et tema poleks mitte mingil juhul lasknud ennast e-vangista. Ta oleks nendel selgeks teinud, et taagi eest pole vett ega mitte midagi. Ma ütles, et soogi eest poleks tahetudki midagi, aga küll nendel ikka oma plaan ka oli. Avada, ma arvan, et Bin Ladeni mahatapmise jäma see ajas jälle nende rampsid segamisi. Et kui see Bin Laden muidu üldse tapet toogid. Mine tea, istub kuskis pool jalad taguotsa all ristis ja muljupaar puusi käresel. Aga vanamorile ma ütles, et ma siiski usu ise ka, et kui sind oleks kinni vöödud, siis oleks sind ka ühna nobesti sama päev õhtu lahti lastud, sest ükski terrorist, olgu ta nenda Bin Laden kui tahest, ei oleks soo iendamist kannatanud mitte. Ja kas sa usud või ei, ja vanamoril see jutt paistiski, et makka mööda olemed. Ta keeras mujul suul ringi ning läks pesunööri peal teigu harjama. 25. juuli, see on Jaagupi päev. See on kesksuve püha ja einatöö lõpu ja viljaleikuse alguse päev. Lõuna-Eestis maitsti senne päeval värsket tuhlit ja rohkem siiski värsket kala. Ja üks asunkomme oli ka, et naised pöörast käte vahel kapsapeesid, et ne suured pead kasvadaksid. Et ja üldiselt oli aga kapsaaeda minek jälle keelatud. See päev andis uskumuse kohaselt juur- ja puuviljale maitse. Vanarahvas muistis Jaagupi päeva järgi ilma ka ennust, et müsune ilm oli ummikupuulikul, lõunani välja, sasun talv pidi olema jõuludeni. Aga mismoodi sellest täpselt aru saada, vaata seda pead nüüd küll ise nupudama. Üks kinnel töö tegemise keeld oli ka, ei tohtinud maasigaid korjada. Nõnda 25. juuli jätta meele maasigates jäämine, siis pidi jälle korjamine tähendama seda, et sa pidi uniseks jääma. Ja käule pidi ka lõplikud odraukas kurku minema ja ta lõpetab igasugust kukkumise Jaagupi päev läheb 26. kohe annepäevaks üle. Ja annepäeval panti nimepäevalised jälle kerigusse küünle, metsast toodi vihtast, et lambad Eesti sigiks. Ja 29. juuli on jälle olevipäev. Nõnda, et tuleva nädala sul päevast mehesti, mis jälle tähist aidab. Ja olevipäeva tegelikult just selle Norra kuninga, ma vaatsin järgi Olaf II Haraldssoni surmapäev. Ja seda just enam jaolt Lääne-Eestis ja siis Aarde peal tähistadigid. Selle jaoks tapeti lammas, võis vasigas ka olla, see pidi jälle karja õnne tooma ja katsugu haigust ja kurjasilma jälle eemale aema. Ja ühtaegu see olnud medemaadel üks leikuse pühasid, nagu Jaagupi päevgid. Ja kui ma nüüd jälle oma alguse jutu juurde tagas tule, siis ma ütle veel korra. Mengulooduse kaitsjad, tehku Hiiumaa jõesuudmed puhtaks, et kala ülese peesiks. Muidu on sedavisi, et päeva looduse kaitsjate käest vette ei ole, sest nad on ühna terve kuu omal ahnitsenud ja see on maikuu. Ja kui nad nüüd jõesuudmed puhtaks ei tee, siis ma võtta selle kuu nende käest olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitust teitele. Jah, eks see vasoe teeb neid ega liiga küll ja mõidub ega igase poole. Ma luges, et teedlast osasuse tehe avastanud messo isegi päigesest 100 kordast suurem ning ta pinna peal võib temperatuur olla 40 000 kraadi. Päigesel on see 6000 kraadi. Ehk siis peaaegu 7 korda vähem. Ui. Aga mõtle nüüd, kui päiges oleks sama tulingut see uus täht. Mis siis me siin maa peal tegema peaks? Kui jälle juuli keskpäigu viimse 50 aasta kuumem. Ma rääkendasin välja ja see on lihtne. Kui see uus täht oleks sama koha peal mis päiges, siis ma praegu ei loeks mida ja soost pole kuulajaid ka mitte, sest sool pole raadiumitki, see oleks ammu ees olnud. Sest kui praegu 30 kraadi sooja, siis korruduse 7-ga sa saad 210 ning sennega pole enam vett mitte, kõik mered ja ookeanid on kuivanud ning ma teegid, kas soosesust bakterid või mida tassi, mis jälle nõukse kuuma üle elab. Aga muidu nähabi siin loodus ka, sellepärast teedlast ütlest, et kui see täht nenda tuline, siis ta eluiga ei ole ka mitte üle 3 miljoni aasta. Nenda, kui senne aja saaks kuskis pool varjus olla, siis võib elu siia jälle kenast edasi menne.
Muidu see sõsun jutt, soja jutt, ei saa seda tõsiselt võtta. Ma ütlesin ennem, et see ermus soe möödub egase poole. Ma saan aru, et moole möödub, sest vanamuri arvades pidi ma sündimisest saati peast soe olema ning kui kraad hakkab juba õues üle 20+ näitma, siis pidid mool ühendust lahti sulama. Ja vanamurile endale ei tegevat soe tau oma jutu järgi ega mitte medad. Ta loikasid siretik pees, puuvillang leid selgas ja ühe päeva sai ma talle enne soja koha pealt siiski tagasi ütelda. Me ei pidime kärdele menema. Johani väimes tuli autogi järge ning Johan oli oma vanamurid ka kaasas. Ma istusin juba auto see, kui vanamur ühe korra leigutis tuli. Ta oli 20 minutit tagasi kapi uksed lahti võtnud ning kogu selle aja proovinud, mis ikka lennaminekuks sänge panna. Ma jõudsin juba korra autost välja tulla suitsuga teetehja, kui siis vanamur ühe korra trepi peale ilmus. Mool kukkus välgu mehkel lille peendra, kus nüüd oli ikka selge pantud. Suured valged püksid olid jälgas, neegiiskast päigese käes nõnda valusti silma sisse, et kui vanamur oleks auto olnud, siis oleks vastu tulevad juhind hakanud märku andma, et võta täis tuled maha. Siis oli mingisugune jäkis enne peale adrid, mingisugust nööridega pitskingad, mis siiamaani mu eest varjul olid, need olid jala ümber üles tõmmad. Ning teedse, käimine oli kahe hoopis teina, nagu nendel mannegeenidel, kes astudes jälge jala ette peksvad. Poole tee peal keeras vanamur äkist ringi ja hüüdis medele, et paneb igaks juhuks uksega lukku ning võtme kuuri. Vanamur läks tuba vetme järgi, tuli uksest välja ja joonelt kuuri poole. Ma tegi siis eele valjuks ja ütles, et pane uks ka kinni. Vanamur pani padavai tagasi, jäi ukse juures seisma ja käratab moole uks ka kinni. Ma ütlesin, enne peal sa pidid ju lukku keerama. Me sa sellest vetmest nõnda sammati sarnte vahel muljud. No siis lõi vanamuril pilve eest ning naeru peale. Vaata, taale omal tegi see järpsast nalja. Ma ütles ainult nõnda palju, et vaata, sooja uks on nüüd nali. Aga kui ma oleks sedamoodi teinud, mis sealt sa siis oleks vilistanud? Ma poleks järgmise päeva mannipoodi mitte julgunud mennagi, et seal oleks külarahvas kohe aasima hakanud, et kas Karlaloo kodu pöörduks või mis pauguk enne käib. Lõpuks saime mei nõnda kaugel, et Johani väimes võis autol käigu sesse lükada ning rooli kärde altsi peale keerda. Väljag oli autos paksult täis, ei ole kuskis pool parkida. Aga siis ma nägi, et linnavalitsuses paistis üks õre koht olevat ja ma kohe Johani väimehel ütles seda. See lõi käega. Tuli välja, ta oli tükimaad mede pealinna asjade koha pealt targem kutt maa. Jah, seal oli lage koht küll, aga et ööse oli mehesti sadanud, siis oli seal ühna 3-4 auto laiun veeloik ja selle jaoks, et autost välja pääsida, oleks mereagentuurist pidanud ennem kummishappad ostma. Johani väimes ütles, et see kogu aeg seda moodi olnud, aga kinnegi tasi ei ole. Pealegi too linnapea ju meetel sõjamees, asi tal see mõni meeter siis ujuda ei ole ennem, kui kardinad kabinetis ette saab tõmmada. Vaata, ma jälle sõsusest asjast aru ei saa. Kui mu maja ees oleks midagi sõsust tekkinud, siis oleks vanamur järgmise umigu nenda peenigest eelt teinud, et pääsugused oleks õhtuks kõik lõunusse lendunud. Aga ju siis linnavalitsedel õiget kamandajad ei ole. Läksim siis mei poodi ka ikka ja mis seal linnas muidu käib. Nõnda, kui me poodi sesse saime, lõi vanamur keed kokku, et mõtleme te oma Eestimaa kurk on enda odav, et ainult 1 kroon ja 60 senti kilu ning hakkas kohe suuremat kilekotti otsima. Ma rahustasi siis vanamuri maha, et vaatku ennem ka, kus mes raha märk numbri taga oo. See on ju euro. Vanamur nägi siis ka ja pani õiendama, et miks jauks ne mõlemad numbrid nii pisistoo, et korra pealt vahet ei tee. Ma ütlesin, et see ju su oma huvides, sest vaada, ennem oli krooninummer suurem ja euro pisine, nüüd on ühesugust, varsti on euro suurem kui kroon, et sa harjuks selle uue raha käimise 1. jaanuarist platsi soo. Vanamur pistis selle jutu peale ainult 2 pitka kurki korvi ja marssis edasi. Siis käisin meie esimest korda selles säästumarketis ka, mis jälle ennem jaanipäevasi lahti tehti. Ja vanamur teedustas ukse peal muule kohe, et selles poodis võib ta ise ka maksa. Muidu pea ikka maa oma kaardid välja käime. Aga kui ne asjad, mis korvist välja sai tõstet ja kassapidaja juurest läbi hakkast menema, venis vanamuri nägu ega piiksu juures ikka petkemaks. Ning ma juba mõtlesin, et kui see alumlõug peekski, et nõnda alla vajuma külgest tee tulem, jääb sinna lindi vahel, mismood ma ta sealt jälle käte saa. Aga miks vanamuri nägu sõsuseks läks?
vaata see jäägu sulle mõistata. Jah, soe teeb liiga küll. Venelast loopivad eeslid langevarjuga alla, sii tulevad jälle noorigud ülevalt taguvad sealt paljates enne järgi terve mede välisminister nõnda, et ojaga piip ja prillid. ei tea, kes see järgmine on. Olga Näng. Külakarla mõtleb. No tervitus teitele. Vaada, see on ikka sedavisi, et kui sul asjad kaude kõivad, siis nad kõivad ja saab tee nendest äge mitte medad. See on ju ammu meelest läinud, millest siin politseid ja päästeametit saarde pealt menem viidi nõnda, et kõik õnnedust messaga tulevad, need tulevad Pärnust. Või sa said aru küll, mis ma mõtlesin. Ma mõtlesin seda, et kui ma siit 112 välja vali, siis läheb mu kõne oort Pärnuse ja sealt hakatakse koosidama, kus poole keskelt sõitma peab või mis asja tegema. Kas tiitel, kes te ei saaldust olete, pole sest juhust olnud, et kennelgi too võhmas taris abi ja auto saadetaksegi võhma ainult, et senne võhma, mis mandripeelu ja kus poole igavasti kuulus lihakombinaat Vene haigus oli. Nüüd juhtus üsna Medekülas peaaegu, et samasugune lugu. Vaada, Juhani Väimehel, kinnel muidu pole ta midad, aidab meheks küll. Oses on asi, et ta süda teeb vahest sõsust jõnksust sisse, hakkab perudama ja läheb ühna nõnda moodi rütmist välja, et teeb 240 pauku minutist. Siiamaani aastaid ega kord mootor jälle õige takti peal süstinud. Aga nüüd see oli mineva reede, läks Juhani Väimehel jälle asi keest, Juhan helistas kiirabise või selle 112 peale. Muidu oli seal teises otsas Pärnu inimene, aga ta pole muidu selle süüd, et ta Pärnus elab. See hakkanud vastu küsima, et mis tänav ja mis maja numero. Juhan and jälle omalt poolt, et külas ei ole metel tänavade nimest ega majadel nummert ka mitte. See muidu läinud teises otsas täitsa sabines, et kus koha peale ta siis auto saatme peab. Juhan ütlenud, et tulgu suurt teed pidi ja selgus vana Kallusi lehmal auto, mis nüüd on lagunud, sealt keergu paremale alla, kohe on tee ääres mannipood ja sealt kilomeeter maad otse mere poole oogid õige koht. Kui sa nüüd arvad, et sellest asi selgemaks läks, siis oled sa kätte saanud. See jäurand teise poolt raati ja Pärnu lahti ikka, et ta peab täpselt teedma, et ta peab ju kõik jälle kirja panema. Juhani süda saanud viimaks täis ja ta parudanud, et ta võib omal pärast kirja panna, mis tahab, aga praegu helistagu Kärdele kiirabis ja öelgu, et Juhani Väimehel on süda jälle treikima hakanud ning nad teevad ise kus kohta tulla. Ega pole esimene kord mitte. Vaata sedavisi läks pool tunde ennem, kui meite omad astid üsna viimase minuudi peal kohali jõudsid ja Juhani Väimehele puna jälle pöskaesid. Ja Juhan mulle rääkis, et ta esimesest helistamisest sennemaani, kui arstid kohal jõudsid, läks pool tund aega ja sennest kulus veerand tundi senne peale, et Pärnus linnainimesel selgeks tehti, et kui nende maavanem on enda kange mees olnud, et ega kemmergu juurde menev tee on eeristunud ja kemmergu number ka peal, siis Hiiumaal pole meid mitte enda kaugul veel jõudnud ning annaks Jumal, et ta ei jõuaks ka mitte. Ja ma arvan, et Saaremaal teimetud seda samamoodi. Ja vaata, sennega on mul 2 tüki ettepanekud. Esimene on sõsune, et kui me te päästjad peavad Pärnu jääma, siis kui nad aru ei saa, kus poole taris abi anda, helistagu koha peale. Siit teetakse kohe ja inimene jääb elama. Ning kui on taris paber täita, siis senne jaoks see pärast aegama ilm. Ja teine ettepanek on mul jälle Marku Pomerantsile ehk jälle mede siseministrile. Ma panin selle ühna kirja, ma loen selle ette. Väga austatud minister, nagu moole teeda, sa enam luuletuse ajalehte ei kerjuda, mis peaks seda tähendama, et sul on nüüd aega lahvelt. Võta siis käde ja mõtle see süsteem, mis medele abi andmiseks tehetu uuesti üle. Sest vaada, kui inimesel on hädagi, siis on tal ennega kiire. Ning kui kiire ta ei ole, siis ei ole enam häda ka mitte, kui sa must õigest aru said. Suure lugupidamised Külakarla. Vat. Sõsus avalduse ma tegi praegu. Ja teed sa, mis päev täna on? Täna on Jaagupi päev. Vanarahva jõutas tänane päev ehk siis 26. juuli suve pooleks. Ein peab sul nüüd igas pool valmis olema, sest päiges ei jääks enam peevajõusu leinakastest eeguivata mitte. Ja vanasti öeldi sedasi ka, et Jaagupi päeval läheb must mees pöösu sesse. Vaata, see tähendab seda, et päiges hakkab sõsus kaarek käima, et pöösa all tuleb suurem vari.
Ja Jaagupipäeval, see on ikka täna, arvati kaikki need juure ja köögiviljad küpseks saanud olevat. Ja sellepärast võeti just sellel päeval esimest korda värskest kartult perel söögiks. Ja need, kes mere ääres elas, need ütles jälle, et Jaagupipäev on kilu peaaegu sama hea kui see, mis on sügise, kui õige hooaegu. Vot, sellepärast sai Jaagupipäeval värsket kilu, mis muidu suiaegus moodiks ei olnud. Ja maasiga, et peale Jaagupipäev enam süüa ei tohtend. Öeldi sedamoodi, et nüüd tegavad need sööja uniseks. Aga õunde kohta arvad, et Jaagupipäeval just see õige maik jälle õundel juurde tulebki. Ja nüüd pidi jälle nobe rugilõikus aeg algama. Kui sui oli kehv olnud ja rugis veel mette küpst, vaata siis pidi Jaagupipäeval vilja põllu peal küpsemise kiirendamise jauks selles liigudama, kõidi pühuga üle viljapeed ja libistati sedamoodi. Ja veel toodi siis selle jauks, et saak oleks hea 3 vihku rugist kuju, sellest tehti värske taar ja siis joodi uudse välja pudru ja karduli juurde. Ja Jaagupipäevast alates võib tule jälle toas üles vette, nõnda, et täna sa võid juba jälle silma peale panna. Ja ilma järgi teete sedamoodi vaata, et kui Jaagupipäeva udune, siis tuleb hea kardulisaak. Ja konnasuu jääb ka täna kinni. See on sedavisi, et ühe korra on üks talumees põllu peal kõndinud seal ja konn on ka otse vau peel ees. Mees hakkad kartma, et kõnn võib adraga sedamoodi viga saada ja and pitsaga vehes sähmaga konna poole, et see eest ei läheks. Aga konn vihastanud selle peale järgselt ning lubanud kõik mehe orase ees hüüimis põllu peale peaks kasuma. Näha vanajumal juhtunud seda mõtte, et kuulme pandkid konna suu kinni, et see ei saaks talumehe orast süüimette. Ja nüüd oogid konna suu peale Jaagupipäeva kinni. Ja ma pane oma mulgu kaabret kinni ning ennem tuleve lauped lahti ei tee. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Kõigepealt ma küsin, et Külli, kuuled sa mind preet? Kui sa ise raadiumi juures ei ole, ju siis teised ütlevad edasi. Ma tahtsin sulle ikkagi suuremat tänud öelda nende villaste sokkide eest, mis sa mulle Angla tuuliga meil kinkist. Ma ütles sulle siis ka, et need on enda kinad, et ma praatsigid neid jälg panna. Ja seda ma tegi ka. Ma ripudusin kardingu külge labakinnaste juure. Labakindad kingide moole suurel Hiiumaa laulu tantsupeud. Ja kui enne ma pidi oma villast sokist kogu aeg taga haema, sest vanamor andis neil hästi jälga. Ega mul sellest kahju pole olnud mitte. Aga nüüd on mul täitsa nimelist sinimust valget sokid kohe ja nii on mul kogu aeg silmde all. Ja täitsa ma arvan sedamoodi, et äga neid sokist ei tee sojaks mitte villane löng, vaid südame soojust, mis sinna sisse ogoot. Vat, nõnda, et veel korra aitüma soole, andku vanajumal eluterid pitkaks ajaks ning nobest näppust peale kauba. Teine asi, mis on nüüd kangest kõlama hakanud, see on nüüd see uus leht, mis 19. augustist Hiiumaal tuleb ja ega nädal neljapäevast ilmudub. Sellel on nimi ka Hiiu nädal ning peetoimetöö ammu palga peal. Siia egatsugu ütlemisi, et kas see ikka mahub siia saare peale ja kas korra nädalas on vähe või palju. Palju öelda ei saa, sest kui vähem oleks, siis polekski ju midagi ilmumas. Nüüd koos Hiiu lehega andvad 2 peale siis 3 korda nädalas medel lugemist. Aga seda on vähe või palju, võt seda ma poska mitte ütelda. See on agut relatiivsusteooria, kui sa sellest mätt kuulnud oled. Mis see oove? See on väga lihtne. Ma küsin su käest sedamoodi, et kas 3 karva peas on vähe või palju? Sa ütled vähe. Aga 3 karva supi sees? Vaat see on selgelt palju. Ooged relatiivsusteooria. Aga mismoodi lehtedega on, seda on praegu väga raske ennusta. Kas üks sööb teise või paneb teine esimese pintsli ning hakkab ise mitu korda nädalas postkasti tulema. Vaata, seda näidab aeg. Aga muidu, hiidlast on sesust inimesloomad, et ma ei imestaks mitte üks parm, kui 3. leht ka veel tuleb. Sest vaada, ma arvan, et kui kõikide nende poodide, mis kärde loo, ruutmeetrid inimeste arvuga ei jagada, siis tuleb iga kärde elaniku kohta nõnda palju poepinda, et meie oleme kui mitte maailmas, siis Euroopas kindla peale esimese 5 hulkas. Sest medel on ju 2 konsumit, 1 Helver, 1 säästumarket
ja kui Maxima, kes see juba mitu aastat tulla ähvardanud, ka vundamenti kaevama ühe korra hakkab. Nende jaoks on maatükk ju ammu möödat ja elektrikaabli kraavi ka midagi pantud. Vaata, siis peab alles uurima hakkama, kui kõva mede koht on. Ja ma või isegi ütelda seda moodi ja välja pakkuda, et Eesti Nokia, mis nad siia kogu aeg otsivad, vaat oogid kärdel ja see on lihtne. Tee aga poodist egas poole juure ning sa saad omal ka Nokia. Nagu jälle Edgar ütleb, et Ansip tehku järele, kui suudab. Aga seda ma ütlen küll, et hiidlane hoiu keik omaks võtnud, nenda kui poed, nendaga lehed ja omast peab ju hoidma. Ning selle koha peal tooma sul kina näide ka. Vaada, preed käivad Euroopa meistrivõistlust veel, neil lõppevad OME ja Paramoo, sest ma ennustasin kohe, et meie omad ühtegid medalid ei saa. Aga ma sai siiski vaata, et mismoodi pahabil teibiga õppus, sest vanamar vaaritas köökis, mida lapsed peid linnast koju käima tulema. Ja medelo ka jälle kanalid sees, mis satelliidi pealt tulevad ja siis ma vaatasin Europorti, kus vene keeles ka kommenteerivad. Ja nõnda, kui keskid lati kohal õhkus oli, aestas enne siis maha või mitte, siis ütles see kommentaator sedamoodi, et lehvis kuidagi moodi üle lati. Või siis jälle, et see hüpe näidas täpselt, mismoodi teibaga hüpata ei tohi. A nenda, kui venemees hüppama hakkas ja ennast ka kuidagmoodi üle lati ukerdas, nenda ütles kommentaator, et ei tehnika ei ole, küll käiks see param, aga see polegi tähtis, peaasi, et üle sai. Vaat seda ma toitaksegi omasid mehi. Mitte sedas nagu Juhani Väimehegi juhtus. Ma nägin teda poodis ja ta oli nenda vihane, et ostis parajati sõite vedelikku. Ma küsin, et tagad see leha grillin või? Ta ütles, ta veel ei tea, kennel ta tule taguatsa alla peaks tegema. Vaada, Juhani Väimes mõtles, et peaks vana auto vähe uuembaste välja vahendama ning läinud panka uurime, kui palju ta palk kuus liisingu maksmist välja kannadab. Sest majalaen oli nii peal. Noorik teinud seal kiired arvestust ja ütlenud, et ta sisse tulek ei kannada isegi maja peale võetud laenu enam välja. Juhan ainult silmad pongi küsinud, et mismoodi sellest aru saada. Ta kogu aeg laenu ei maksnud ning ülegi jäänud omal ja pealegi ta laen naise 2 peale võetud. Ja nüüd tuli tööhetk, nagu nad praegu rääkivad. Kui ennemalt rehendati see laen, mis 2 peale võetud pooleks, siis nüüd see enam ei kehti. Svenssonid on sõsus korra teinud, et sul peab nõnda palju sesse tulema, et mõlemad, nii naine kui sa eraldi, peavad ka jaksma laenu ei maksa. Kuigi ma ütlesin, Juhani Väimese siiamaani üksi seda maksnud. Ning sõsuse rehenduse järgi tulebki, et rohkem lainu ei saa ning hoia omal mokk maas, et soo käest mehed lisa garantiid nõudma ei hakada. Ma küsis siis Juhani Väimehe käest, et miks jauks need pangad tehetu, kui nad ise ei söö, teistel ka ei anna, et ju see lainamine peaks ju nende jaoks teenistus olema. Juhani Väimes ütles ka, et vaat ta arvanud ka kogu aeg sedamoodi, aga nüüd ei musta mette, miks jauks need pangad oo. Vanast oli asi selge, kui jälle kohapealsed kontorid tohtist ka mingitsugust summa ulatuses raha välja käia, nad ju omakandi inimest teedvad, kes jäksab maksa ja kes ei jaksa. Aga nüüd vaadab noorik sul laua tagant õnnedena otsa, saab su murest aru külla, ei ole midad. Ma arvasin enne peale, et ega siis hüitevedelikuga ei tee paramad midad, sest nad ju sii koha peal süüd ei ole. Nad peaks ikka jälle, peaks Rootsi sõitma, seltsidele pangakõrendatel tule alla tegema. Selle peale arvas Juhani Väimes, et ega jassi ei muutu ennem midad, kui eestlast oma panga valmis tegevad. Sellega jääks ju kasum ka mede riiki, mitte ei veeda laevaga Stockholmi. Ja kui nüüd euro tuleb, siis oleks paras aeg see asi uuesti ette võtta. Kus need Teet Ansmitid ja Olari Taalid ning Andres Neivelti too? Pangu peed kokku, tehku mede oma pank valmis. Ma pakun nimiduse ka välja. See on meeste eesnimedest tuledat ning see oleks lühidalt Teolan. Vaada, kõlab Eesti. Peaaegult nagu Taliban. Ja ei mõte on siis ennest ka sees, et ega nad Talibanist ka ilmas jagu ei saa, võivad selts otsida nõnda palju kui tahtvad. Ja selle moodiga ma arvan, et Svenssonid medevommast ei saa samamoodi jagu mitte. Olga näng. Külakarla mõtleb. Tervitust teitile. Ma peas ole ikka kohe alguse ütlema, et sõune suvi meeldib mulle kõik see rohkem. Sest kõiki asju joo,
kuuma, päigest, vehma igas valikus, vahest tuleb nõnda, et karda, et rudjub katus aknasesse, seal samas kukub mõni üksik piisk ja siis see ka nõnda suur, et jälle liitrine purk tuleb korraga täis, nagu Saaremaa mehel, kenne lehm nõnda rammus piimandis, et ummikuks oli liitrisest purgist poole mandiks virudanud. Ja ühte asja ma tahan sulle ka meele tuleta. Ma usu, et sa oled ise ka tähele pannud, et kuigi Jaagupipäev sai mööda, see oli 25. juuli, kui käule odra hakkas kurku pidi minema ja ta enam ei kuku, aga kui ta siiski pärast veel kukub, vaata siis pidi tulema soe ja pitk sügis. Näevad, ma kuultsin enne kukkumise juba nõnda, et sügis tuleb sammati kina. Ja nüüd ma tahan sulle selgeks teha ühe asja. Lõpedes eurode kroonideks ümber rehendamine Sellest ei tule mitte midagi kasu. Sa ilma asjada vaevad oma pea ja õiskad teistega seltsis, et käiku kalliks läinud. Sest vaada, noordel, kes krooniaegus veel nooremad olid, nõnda, et siidripurgi või kinu jauks vanemate käest raha pidid lunima, nendel on praegu üksta käik, kas euro kallis või mitte, sest euro ooged nende esimene, nõnda ütelda, rahaga kokku puutumine. Ja need, kes praegu käikse suuremad toimetamised nende pampersidesesse tegevad, need ei saa 10-15 aasta pärast arugid, mis juttu isad, emad ja vanaisad, vanaemad aevad, see on euro koha pealt. Sellepärast ma just vanemad inimeste jauks Vene rubla praegult mängu toogid. Preeto palju lihtsam võtta need numbrid, mis siis riiulide külges olid, ja panna kõruti nendega, mis preeto. Mis ennest, et üks on rubla, teine euro. Ega ma sind siit üitama ei hakka, et kui palju maksis siis midad ja kui palju nüüd. Aga ma võtas edasi. Vene aegus said see auto, mis oli küll sapagas, midad 3000-3500 rublaga. Siguli oli juba kangem, see hakkas 5000 ja luks oli vist 7,5. Ma ka täpselt ei mäleda. Ja Volga maksis ju 10 000 rubla renki. Ja kui sa nüüd võtad auto 24 internetist lahti, siis sa näed, et sõsuse sama rahaga võib eurode eest omal nõnda mehise massina osta, millel pole muud puudu kui sularaha automaat, mis käib ise linnareisi ja sul pole muud kui vahetu kodukäiku. Või võtame selle viina. Laias laastus Vene aegus, see oli ka 4-5 rubla pudel. No kui ma veel üliõpiline oli, siis mul on meeles, et kõik see odavam vein maksis 99 kopigat, ma ei mäleta, oli see pool liitrit või 3/4, ja seda müüdi Tallinnas Kadriorgus ühes putkas. Aga ma nüüd vabanda Brett juba oma sõnade pärast ette, see kraam oli küll tööline persilõhkuja. Ja nüüd maksab viin ka midagi üle 5 euro. Ma täpselt ei tea, mul pole taris osta, teada ma rääkist. Ja sellega pole ju sul häda midagi. Kui sa rubla kurssi hoiad, siis sa saad euroga jaasta hakkama. Aga tead sa, et Venemaal asi nüüd ikka tükimaad hullemaks läinud. Nad hakkavad viina enda erpsast üle saama. Ja kui sul on meeles, siis Sveik ütles ju sedasi, et see valitsus, kes ölle enda tõstab, see kukub. Aga Venemaal ei kuku mitte midagi, ainult kärgib. Ma luges, et Venemaa rahanduse ministeerium tahab 2014. aastaks viia viinapudeli hinna praeguselt 98 rublalt 390 rublani, mis nende kursi järgi teeb peaaegu 10 eurot. Ja see on trikk pidi riigi kassasse sisse tooma 1,9 triljonit rubla. Ja kui 1 triljon on miljoneid, vaata arvesta siis ise mehune ermus unikraaseo. Ma rehkendasin enne eurodeks ja ma sai siis 487 miljonit eurot. Ja kui nüüd veel arvestati Eesti riigi eelarve circa 90 miljonit eurot, siis suutvad venelast 2014. aastaks mede riigi eelarve 5 korda maha juua. Jah, ennem mõõdud, kui see raha käde saadakse, kui riik sinna käde saab, ennem tuleb see viin ikka ametlikult tarvida. Aga sii kohtas ma seda jaast uskuda ei taha, sest see on ühna kinnel, et kui sellega väheged kuskis pool pöösast maja ümber oos, enne sammagoni aparaadi ülesega pantakse. Ega tegelikult meil pole siga mida toisata, sest statistiga sõsun, et kangest alkoholist veerend, meitel siia Eestis on salaviin, ja ega 10 eestlane ostab salaviina, mis on poe omast 2 korda odavam. Ja kui ma veel rääkenda, siis
ütleme, et mede rahvaarv siia 1,4 miljonit, kui kõik need ehitusmehed ja koristajad Soomest ja Rootsist ka korra koju tuua. Venemaale jälle 140 miljonit inimest ehk medest siis 100 korda rohkem. Vaata siis arva ise, kui palju nendel peab roostevaba torust kee olema, et puskrit keeta. Vaata seda statistika ei ütle, kas see ega 10, mis medel salaviina ostab, ikka täieealine või käib see terve rahvaarvu kohta. Kui terve rahvaarvu kohta tähendab, siis laias laastus joob Eestis 140 000 inimest kogu aeg salaviina. Järmus asi. Kui Venemaal ka 70% on, mida me aasta ei taha siiski uskuda, siis joob seal 14 miljonit inimest salaviina ehk peaaegu, et terve Hollandi riigi täis rahvast. Aga tead, ma lõpedas enne jutu, messe siis olga ainult viin. Ometigi suvi läheb ju edasi, teda veel terve augustikuu. Ja sa ikka mõtle nende kinotööde peale, mis tulemas on. Kõik on enda mahe ja mõnus ja tirtsud mutkod saagivad ja noorus tuleb meele ja kui sõsust tempus sai tehet, mis noored preed tegevad ja me nende kallal sennepärast õiendame. Tead sa, ma loe sulle mõne salmi, siis ehk soo meel läheb ka, mis mood see nüüd ütlemine oligi, et kuraamas ma vaatasin ennem sõnaraamatust järgi ka. Vaata siis, kui millegi vana asja järgi tuleb kangesti igatsus peale, see nostalgia, vot. Ma tegi selle kohta mõne rea ka, mis riimi hakkavad. Kuule nüüd. Saab õhta peevast jälle käima peale ja päiges silmapiiri musutab. Vabatukotist ele jälgi jääb veele, siis eha kambrist tule kustutab. Eks omal ajal sammati sai mintud ja ega laub õhta lipsule ja kuigi egatsugu tõutusi sai antud ja ei kartsas umiguni kaindle seel. Kuid ühe õhtu sündis siiski, et ime ei olnudki lakaluugil aaki ees. Mu silmte ees käik oli nenda pime, et tahtis tüki inge võtta seest. Nüüd jälle tundmus uued vanad tuuled mu ehal käimist meenudavad veel, kuid lakkas enam keskid senda ei kuule, su oma loojang vaadab vasta seeld. Olga Neng. Külavarla mött